Kui sulle ei meeldi mõte saades, siis peaksid tõenäoliselt mekat vältima. Jah, mekat. Tead küll, see püha paik, kuhu islamistid kord aastas lähevad. See on nende religioonis väga tähtis koht. Ja ometi on meedia kuidagi kusagil jätnud tähelepanuta selle loo, et see on sõna otseses mõttes epitsenter, kus naised, kes Mekasse lähevad, on kohal. See on hullumeelne. Mida rohkem ma sellesse loosse süvenen, seda enam ei suuda ma uskuda, et see pole üldteada, et naised, neid on kümneid, kui mitte sadu, kui mitte tuhandeid, kes on sellelt pühalt palverännakult tagasi tulnud ja tunnistanud, et neid seal kuritarvitati. Ja lisaks sellele, et väga sageli arvavad mehed, kes lähevad midagi oma vaimsuse nimel tegema, et just siis on õige aeg inimesi kuritarvitada. See on väga veider asi. Aga jällegi, kui taevas tähendab sinu jaoks lubatud neitseid, siis võib-olla arvadki, et lihtsalt korralikkus ongi õige viis elus käituda. See on arutelu teiseks korraks. Ma lihtsalt ei suuda üle saada sellest, et Meka on nii eemale tõukav koht ja keegi ei räägi sellest. See on nagu kuidagi aksepteeritud. Olgu, siin on näide videost Mekast, mis ossa poiss. Kas sa näed seda? Muide, tere tulemast Pushbacki, mina olen Meira ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, me seisame vastu, sest meil on küllalt sellest, et meedia meile kogu aeg valetab. Ja me oleme avastanud, et meid on palju, kes tegelikult mõtlevad hullumeelselt. Kui sina tunned end samamoodi, siis tere tulemast, sa oled leidnud oma inimesed. Nii et vajuta tellimisnuppu, jaga seda sõbraga ja sukeldume teemasse. See on lihtsalt visuaal Mekast. Ja kui sa tahad elu lõpuni klaustrofoobseks jääda, siis peaksid seda vaatama. Aitäh! Teile. Nii et lisaks sellele, et see tundub lihtsalt kohane, kuhu sa minna ei taha, selle postitas Neo, muide, Paag. Meka tundub olevat täielik õudusunenägu. Miks ei ole seal üldse mingeid turvameetmeid ega organisatsioone? See on lihtsalt kaos ja tallamised. Ma tean kindlalt, et inimesed surevad nende palverännakute ajal, sest vaata seda lämbumist, vaata seda kuumust, vaata, kui palju riideid neil on seljas. Ilmselgelt naised võidavad. Mehed muidugi ei pea, kui nad ei taha. Aga jumal, vaatame seda. Okay. See on video Mekas muidugi, imeline Meka, kus naist käperdatakse. Imeline. Kanalile telkija. Ta teeb seda sõna otseses mõttes. Kas sa näed, mis toimub? Need mehed hõõruvad end selle naise vastu. Muusika. Tõuse üles! Mulle ei meeldi kasutada sõna häiritud. Ma oleksin pidanud selle kohta sisuhoiatuse andma, aga ma leian, et see on inimeste suhtes väga häiriv. Vabandan, kui see nii oli. Jah, ma ei suuda seda vaadata. Olgu. Igatahes, kui sa mõtled, mida teha, kui sind ahistatakse, siis kuuleme seda. Ja pärast Hadži tulekut väidab ta nüüd, et teda on ahistatud ja keegi puudutas teda sobimatult ning ta ei rääkinud sellest oma abikaasale. Ta ei rääkinud sellest kellelegi. Kui ta Kanadasse tagasi tuli, küsib ta, mida ma oleksin pidanud tegema? Igaüks sellises olukorras oleks karjunud, tõstnud häält ja teinud sellest suure asja. Keegi ahistab sind, keegi puudutab sind sobimatult, olgu sa haraamis, mošees või kõrgeimas kohtus. See ei ole vabandus. Sa pead karjuma, ümber pöörduma ja seda inimest hurjutama, tegema sellest suure asja, et kõik näeksid, mida ta tegi. Ma viin sind korraks tagasi selle video juurde. See on väga... Ma arvan, et ta karjus.
Vabandust, mida sa teed siis, kui naine karjub, aga mehed lihtsalt ei hooli? Aga tulla tagasi päeva või 2 pärast või isegi tunni pärast, rääkimata kuudest ja see siis üles võtta, sellel pole mingit väärtust. Sest pole kedagi, kellega rääkida ja pole võimalik kontrollida, mis tegelikult juhtus. Nii et jah. Kas sa saad aru, mida ta siin tegelikult ütleb? See on konkreetne juhtum, millest räägitakse. Naine ütles, et teda ahistati ja temaga juhtus midagi mekas ja nii edasi. Ta ütleb siin, et kui sa ei tee kohe selles hetkes midagi, oletame, et see on sinu onu või sinu vanaisa või sinu sõber ja sa ei tee kohe midagi, siis pole mõtet seda hiljem üles võtta. Põhimõtteliselt ütleb ta, et kui midagi juhtus sinuga varem, siis ära maini seda, see pole oluline. Kui sind on minevikus väärkoheldud, siis pole mingit võimalust, sul pole kunagi võimalik selle kohta tõendeid saada. Seda pole võimalik tõestada, seega ära lihtsalt maini seda. Kas sa märkad siin selle väärkohtlemise teema peent nüanssi? See ei käi ainult meka kohta, see puudutab kogu seda mõtteviisi siin. Ei. Ära räägi sellest, kui see juhtus varem. Kui see juhtus enne seda hetke, siis pole tõendeid. Nii et see on sinu süü. See on sinu süü. Sa oleksid pidanud karjuma, kui see juhtus. Nüüd on juba päev möödas. Kuidas ma peaksin teadma, kas see tõesti juhtus? Nii, nad panevadki inimesed vaikima. See ongi täpselt see, kuidas nad inimesed vaikima panevad. Jällegi, see pole ainult üks lugu. Selliseid lugusid on väga palju. Ja see on 8 aasta taguneks. See on kestnud juba igavesti ja sellest räägitakse nii vähe. See on lihtsalt uskumatu. Minu muhk. Ja siis see viktoriin, see ongi see. Kartsin seda jagada, sest see võib haavata sinu usulisi tundeid. Kui tegin pärast Isha palvet Kaaba ümber tavafi, juhtus midagi väga kummalist. See oli minu 3. tavaf, kui tundsin kätt oma vööl. Arvasin, et see oli lihtsalt süütu eksitus. Ma ignoreerisin seda täielikult. Siis tundsin seda uuesti. See pani mind end väga ebamugavalt tundma. Ma liikusin edasi. Oma 6. tavafi ajal tundsin äkki, et keegi rõvedalt ja agressiivselt torkas mind tagumikku. Ma tardusin, olles ebakindel, kas see oli tahtlik. Ma ignoreerisin seda, lihtsalt liikusin aeglaselt edasi, sest rahva hulk oli tohutu. Ma isegi proovisin ümber pöörata, aga kahjuks ei suutnud. Kui jõudsin tähtsasse piirkonda, üritas keegi mu tagumikku haarata ja näpistada. See on probleem, mis esineb ja millest keegi ei räägi. Väga head puhastusvahendid ja koristusmeeskond. Sageli lahkuvad inimesed hadžist. Ja ma karjusin, sest mul oli täpselt sama kogemus, kui olin 20-aastane ja läksin umbrale. Ja sa keegi haaras sõna otseses mõttes suure tüki mu tagumikust, kui ma umbrat tegin ja see tabas mind ootamatult ning ma karjusin. Ma rääkisin sellest kohe oma emale ja perele, kes minuga kaasas olid ja kõik olid lihtsalt nagu, see on midagi, mis siin juhtub. See lihtsalt juhtubki siin. On teada, et see juhtub siin. Ja ma olin šokis. See on meka, näed, see ongi asi. See on osa mõtteviisist. See ei ole lihtsalt see, et sa lähed kõige religioossemale paigale palverännakule ja seal sinuga juhtub midagi, vaid ka su pere reaktsioon on jah, mida sa siis arvasid, mida sa ootasid. Rabiilikud autoriteedid või kuidas iganes islami usulisi autoriteete nimetatakse, nende reaktsioon on kui sa oleksid kohe midagi öelnud, siis võib-olla oleks midagi juhtunud. Välja arvatud see, et kõigis nendes tunnistustes, kui nad üritasid midagi teha, ei pööranud keegi tähelepanu või naerdi nende üle. See ongi probleem. See lihtsalt aktsepteeritakse. See on aktsepteeritud ja seetõttu sellest ei räägita. Ja inimesed on liiga hirmul, et sellega seotud probleeme välja tuua. Aga igaühele, kes hoolib naistest ja muide ka meestest, võib-olla peaksime rääkima sellest, et püha palverännak on koht, kus toimub väärkohtlemine. Võib-olla keegi peaks seda kusagil mainima kogu selles peavoolu naiste õiguste eest võitlemise teemas, mis praegu toimub. Igatahes aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.